kas on härra Marek Metslaid meil olemas või? Jah, tere ilusat päeva. Tere päevast. Ja kui tohib, siis annaksingi täpsema sissejuhatuse ja sõnajärje teile juba üle. Palun. Et katsuks nüüd selle ettekande ka siia ette saada, et ma ei tea, kas ettekannet on näha, ei ole näha. Hetkel ei ole veel seda näha. Jah, et loaga ta ütleb, et mul ei ole luba ekraani näidata, et ekraani jagamisega on väike tõrge praegu. Ja, aga seni me saame rääkida sellistest üldmõistetest. Olge hea, Marek, äkki te selgitate metsa ökosüsteemi häiringu all, et mis väljend see on ja kuidas me peaksime seda tõlgendama ja sellest aru saama? Nii, nüüd on ekraan ees. Sellele küsimusele ma ka oma ettekandes vastan, et imeline, aga nüüd annamegi sõnajärje üle ja kuuleme ettekannet. Aitäh! Aitäh ja suur au on sellisel väärikal konverentsil ettekandega osaleda ja teemaks siis kliimamuutuste mõju meie metsadele. Igapäevaselt juhin Eesti Maaülikooli Metsanduse ja Inseneeria Instituudi, Maaülikooli Metsanduse ja Inseneeria Instituuti ja varasemast ajast metsaökoloogia professor. Ja vaataks korraga Eesti kaarti, metsamaa pindala siis 51,3%, maakasutuskategooriad, sinna lisandub juurde põllumajandusmaad 27%, soid on meil 4,9% ja nii edasi, ja need andmed on siis SMI aastaraamatust Mets, et Keskkonnaagentuurile siinkohal kummardus, et läbi aegade väga väärtuslikku ja põhjalikku infot meie maaressursi ja metsade kohta on kogutud. Ja natukene ka metsamaa pindala muutusest aegade jooksul ta on kasvanud päris jõudsalt, kui me võtame teise maailmasõja järgse aja. Tänaseks on saavutanud sellise stabiilse taseme, et metsamaa pindala väga juurde enam ei tule. Et potentsiaali selleks on, et koos Keskkonnaagentuuriga Maaülikool tegi hiljaaegu LULUCF-i nii-öelda mõjuanalüüsi, kus leiti, et circa 75% maid võiks veel metsastada. Loomulikult tuleb siin mängu toidutootmine ja kõik muud teemad, et selle koha pealt loomulikult on see kompleksne küsimus. Ja siis eraldi veel ka tagavara, mis samamoodi on jõudnud teatud nii-öelda stabiilsele tasemele, et juurde tulek on pigem nii-öelda raskendatud, et see eeldaks täiendava nii-öelda metsamaa lisandumist, et osa maid ka raadatakse, et sellega peab ka arvestama. Ja nüüd, kui ajaloos tagasi minna, siis sajand tagasi oli meil metsasus kõige madalam, circa 21%, aga enne seda on Eestimaal metsa palju rohkem olnud. Et aeg-ajalt, kui räägitakse, et me peaksime midagi taastama, siis nüüd, kui seda pilti vaadata, siis tekib küsimus, et äkki me peaksime hoopis metsi juurde rohkem rajama, aga ma arvan, et me oleme täna selles osas juba saavutanud teatud taseme, kus meil on olemas toidujulgeolekuks vajalikku põllumaad ja metsa ka piisaval hulgal, aga jah, et kui me nüüd metsamaad vähendame, siis loomulikult tuleks see kompenseerida, et kui me raadame 1 hektari metsamaad, näiteks teeme asulamaad, et siis selge see, et tuleks see kompenseerida, rajada uus hektar metsamaad, et selline võiks olla meie põhimõte, et siis me suudame ka erinevaid eesmärke saavutada. Ja tagavara jagunemine puuliigiti domineerib meil mänd, siis on kuusk, peale seda kask, haav ja lepad. Et kui me vaatame nüüd pindala järgi, siis see pilt on natukene teine, et mändi on kõige rohkem, seejärel kaske ja siis kuuske. Nii, natukene taustad. Kliimamuutused avaldavad puude kasvule ja metsade tervislikule seisundile negatiivset mõju läbi sagedamini erinevate äärmuslike ilmastikunähtuste, seda juba siin ka Taimar Ala mainis, olgu see siis põuad, tugevad tormid, liigniiskus või ka üleujutused, looduslikud häiringud nagu tormid, metsapõlengud, putukahjurid, seenhaigused.
ja mis on siis häiringud metsas? Et see on selline järsk muutus metsa ökosüsteemis, mille siis põhjustab, olgu see siis abiootiline või biootiline tegur. Ja veel kord, et näiteks metsatulekahju või metsakahjustus tugeva tormi tagajärjel. Ja viimasel ajal väga aktuaalne teema on kuuse-kooreüraski kahjustused. Ja siin ka illustreerivad looduslikud häiringud, et nagu näha, siin ka metsapõlengud, kuuse-kooreürask siin keskel koos oma haudekäigu pildiga, tormi kahjustatud ala, siis maastikus puud on pruunikad, punakad juba, et samamoodi putukahjustuste tagajärjel on see värvus. Siis all keskel näeme Saaresurma näidet, siis üleujutatud ala ja ka metsloomad või ulukid põhjustavad metsas häiringuid, et kui me püüame metsa kasvatada ja põder selle nii-öelda noorendiku meile ära sööb, noh siis see on ka meie jaoks häiring. Ja häiringud metsa ökosüsteemis on siis kas inimtekkelised või looduslikud, et siin pildi üleval on meil majandusmets, me teeme raie ja pärast seda on siis jätkuelustik, jätame seal seemnepuid, säilikpuid, lamapuitu. Et see on siis nii-öelda, kui me räägime majandusmetsast ja allpool siis on looduslik häiring, ja näiteks tormiheide, ta võib olla ka metsapõleng, on ju. Ja siis pärast seda teeme sanitaarraie või koristusraie ja noh, see pilt on üsna sarnane sellise jätkuelustikuga. Et mõnes mõttes majandusmetsas, ütleme, metsade majandamise käigus me imiteerime looduslikke häiringud, et need kaks pilti on üsna sarnased, et esimesel juhul, kui me teeme raie, siis me teeme ühekordse häiringu, nüüd kui on looduslik häiring, siis häiring ise ja pärast seda sanitaarraie veel, et siis on juba topelthäiring ja noh, rääkimata sellest, mis me selle puitmaterjaliga, mis me metsast kätte saame, mis me sellega peale saame hakata, et ka tormijärgselt on probleeme kvaliteetse nii-öelda materjali kättesaadamisega, igasugused puud murduvad ja me ei saa enam tervet nii-öelda materjali kätte. Siis allpool veel ka raadatud ala, näiteks on olnud põllumaa, rajame sinna metsa või metsastame jälle kunstlik jätkuelustik ja hakkab uus mets seal kasvama meil. Nii, temperatuuri ja sademete muutused Eestis juba eelpool mainitud, temperatuur on meil selgelt tõusnud, siin graafikul siis alates 1860 kuni siin aastani 2021 Tartu Tõravere meteoroloogiajaama ja Keskkonnaagentuuri andmetel. Eesti aastane keskmine temperatuur alates 1950-ndatest on tõusnud 1–1,7 kraadi Celsiuse kohta. 2020 oli kõige soojem aasta, keskmine õhutemperatuur 8,1 kraadi Celsiust. Enim on meil soojenenud kevaded. Sademete mustrites samas pole erilisi muutusi täheldatud. Loomulikult on aeg-ajalt tugevad vihmavalingud ja sellised ekstreemsemad sademed. Samas oodatav sademete hulga tõus 10–20%. Ja nüüd selline indeks nagu SPEI, see võtab arvesse siis temperatuuri ja sademeid, et ma siin väga detaili ei lasku, aga mis on siin oluline tähele panna, et kui varasematel aegadel selliseid tugevaid põudasid, tugev SPEI arvestuses on üle 1,5, üle –1,5 ja ekstreemne põud üle –2, siis on näha, et ajas tagasi minnes mõned üksikud tugevad põuad esinesid ja nüüd viimastel kümnenditel on neid olnud tükki kuus ja ekstreemselt tugevaid põudasid on siin graafikul näha 2 tükki. Et selge, et põuad on ka meil sagenemas. Ja nüüd üks uuring, mis me koos Euroopa kolleegidega tegime, noh ka globaalselt kliima muutudes sagenevad ja tugenevad põuad, suureneb puude suremus, langeb metsade tootlikkus ja ökosüsteemi teenuste pakkumise võimekus. Et siin meil oli siis vaatluse all Skandinaaviast kuni Kesk-Euroopani
erinevad maad ja nende metsad, et puhas männik, puhas kuusik ja kuusemänni segamets, kus oli siis puid võrdsel arvul. Ja võrreldes ja mida me teada saime siis, et võrreldes männiga on kuusk põua suhtes tundlikum, madalam vastupanuvõime ja ka pikem taastumisaeg. Segapuistutes nii kuusk kui mänd olid põuale vastupidavamad. Samas põua pikenedes see mõju vähenes. Et kui on pikemad põuad, siis mõlemad kannatasid. Ja põua intensiivsus, seesama SPEI indeks, mis ma eelmisel graafikul või eelmisel slaidil näitasin, ja puude vanus pikendasid puude taastumist. Et kellel huvi rohkem, siis see uuring on pool aastat tagasi soliidses teadusajakirjas Journal of Ecology avaldatud. Mõne sõnaga metsapõlengutest. Tuli läbi aegade on olnud üheks peamiseks häiringuks boreaalses ja hemiboreaalses metsavööndis. Kaasajal on valdav roll põlengute tekkes ja levikus inimesel. Looduslikke põlenguid esineb vähem, kuigi viimasel ajal on ka looduslikke põlenguid näiteks säikse tagajärjel rohkem esinenud, et seda mõned aastad tagasi sai ka lugeda meediast, et Skandinaavias olid tugevate äikeste tagajärjel metsapõlenguid. Ja nüüd vaadata 100 aastat metsapõlenguid Eestis siin graafikul, kollasega on siis põlengute arv ja sinisega pindala, siis kokku üle 15 000 metsapõlengu, keskmiselt 166 põlengut aastas ja keskmine põlenguala suurus 4,5 hektarit. Et siin tabelis on toodud põlengud, mis olid kokku üle 2000 hektari. Ja suurim põleng Eestis oli aastal 2008, kui Nõva ja Vihterpalu kandis põles üle 800 hektari. Nii, ja kui vaadata siin nüüd aastaid 2000 kuni 2020, siis kokku üle 2000 metsapõlengu, keskmiselt 98 aastas ja keskmine metsapõlengu pindala 4,4 hektarit. See annab tunnistus sellest, et meil on väga head seiresüsteemid ja kui põleng peakski valla pääsema, siis me suudame väga kiirelt reageerida, et siinkohal Päästeametile väga suur kummardus, et me oleme suutnud hoida need põlengud kiirelt ja operatiivselt kontrolli all. Et graafikul on näha ka põlengute arv seal 2018 aasta ja pindala, kus on viimane selline tõus, et see oli ekstreemselt põuane aasta, et selge, et kui on põuane suvi, siis ka metsapõlenguid esineb rohkem ja kui me ei saa põlenguid kontrolli alla kiirelt, siis need alad võivad olla ka üsna suured. Ja metsapõlengute mõju metsale: põleb mulla ülemine kiht, orgaaniline aine, kas seda siis täielikult või osaliselt, sõltub sellest, kui tugev ja intensiivne on metsapõleng. Puud ja muu taimestik hukkub kohe või järgnevate aastate jooksul. Nõva aladel me oleme ka näinud, et kui alguses vaatasime, et jämedad paksu korbaga männipuud, et need jäävad tulevikupuudeks, siis 10 aastat hiljem on nad enamus hukkunud ja ka ümber kukkunud, et mõni üksik on veel jala peal, aga ikkagi juurestik ja juurekael saab väga tugevasti kannatada. Siis muutuvad valgustingimused ja temperatuurid maapinnal ja võib muutuda ka mullaveerežiim. Nüüd räägiks natukene ka üraskitest. Eestis teada üle 70 erineva liigi. Täiesti normaalne osa metsaelustikust, tegemist sekundaarsete kahjuritega, et tavaliselt on esmane siis või primaarne on näiteks torm, et tormi järgselt, kui on jäänud metsamaterjal koristamata, siis see on nende paljunemiseks ja levimiseks loob väga soodsad tingimused. Samuti põud, mida me mainisime, mis nõrgestab puid, et nõrgestatud puid nad suudavad väga hästi asustada. Nendel käib jõud neist üle ja kui vaigueritus ka ei ole, kui nad püüavad nüüd koorest siseneda, siis seda enam on neil nii-öelda kerge see puu asustada. Ja primaarseks võivad üraskid muutuda siis, kui tasakaal looduses saab häiritud. Ja Eestis siis kuuse-kooreürask on kõige olulisem, et siin ka haudepilt ja kuuse-kooreürask ise. Ja nüüd, kas meil üldse on probleem?
et juhiks tähelepanu sellele parempoolsele graafikule, kus metsakaitse ekspertiisid, mis puudutavad just kuuse-kooreüraskit ja hektaritest kogu Eesti kohta, siis eelmine aasta on olnud see pindala kordades suurem kui varasematel aastatel, nii et probleem on täiesti olemas. Ja käesoleva aasta 2 kuuga juba ligi 500 hektarit on metsakaitse ekspertiise nüüd just üraski seisukohast. Niimoodi. Nüüd kuusikud võtsin välja veel aastaraamat Mets 2020, et majandatavates metsades meil on circa 253 000 hektarit kuusikuid arenguklassides, mis sobivad kuuse-kooreüraskile. Siin arenguklassid on keskealine mets, valmiv mets ja küpsmets ja protsentuaalselt tuleb ta ligi 67%. Et uuringutest meil on selgelt välja tulnud, et alates 15 sentimeetrist kuuse-kooreürask nii-öelda asustab puid, et kui puu on 15 sentimeetrit jäme, siis see on juba tema jaoks väga soodne, et loomulikult asustab ta ka peenemaid puid, aga see arv on natukene väiksem, et nüüd statistiliselt analüüsida, jah, siis me oleme võtnud selle piiri seal alates 15 sentimeetrist. Nüüd teine põlvkond, kui nüüd graafikud vaadata, siis jah, varasemalt väga palju teist põlvkonda kuuse-kooreüraskil ei esinenud, aga varase ja sooja kevade korral areneb haue kiiremini. Noormardikad kooruvad juba juuni keskel, ei lähe talvituma. Juulis või augusti alguses asustavad uued kuused, rajavad teise põlvkonna ja teine põlvkond üldjuhul talvitub kuuse-koore all. Ja kui nüüd väga tugevat pakast talvel ei tule, siis nad koore all suudavad väga edukalt talve üle elada ja kevadel uuesti hakata aktiivselt tegutsema. Ja kokkuvõttes ongi see, et ühe aastaga suudetakse kahjustada rohkem metsa, kuna neid arvuliselt on palju rohkem. Et korra veel siit tagasi tulles, siis soovitan, jah, kellel rohkem huvi, siis kuuse-kooreüraskist Eestis on Heino Õunapääga ja materjali kokku kirjutanud. Ja siin rohkem häiringud või kuuseprobleem, soojad kevad, talved soosivad üraskite paljunemist. Nüüd tulevikus sagedasemad tormikahjustused, mida me prognoosime, pikemad põuaperioodid on samamoodi siin juba täna välja toodud, et mis saab ilmselt meile probleemiks. Soojemad talved soodustavad ka juuremädanike levikut. Hinnanguliselt 1/3 kuuskedest on mõjutatud juurepessust. Metsamajandus samuti võib olla häiring ja peamine kahjustaja alati ei pruugi loomulikult olla ürask, et me võib-olla aeg-ajalt paneme kõik üraski nii-öelda kontole selle, mis on juhtunud, aga varasemad tegevused või seesama kliima, mis muutub, mis nii nagu eelpool öeldud, et kuuse-kooreürask on nii-öelda sekundaarne tegelane meile, et on juba muud põhjused, mis puid on nõrgestanud. Ja siin eraldi seda tabelit ei hakkagi välja ette lugema, aga jah, et Keskkonnaagentuurilt väga hea teos 100 aastat Eesti ilmateenistust, et soovitan seda lugeda, aga ja siit tabelist on ka näha, et 1,2 kraadi on Eesti keskmine õhutemperatuur tõusnud. Ja kellel üraski vastu rohkem huvi, siis on siin ilmunud mitmeid populaarteaduslikke artikleid Eesti metsas, sinu metsas, siis üks väga sisukas magistritöö ja seesama Kristjan Ait tegeleb ka doktorantuuri raames põhjalikult kuuse-kooreüraski küsimustega. KIK-i aruanne ja veel üks KIK-i aruanne on tulemas juunikuus. Nii, aga Taimarala ettekandest mulle väga meeldis see, et mitte ainult rääkida, vaid ka tegutseda, et tõepoolest, et mida teha. Metsade puhul on oluline tagada nende hea tervislik ja sanitaarne seisund, mis tagab metsa tootlikkuse.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata metsakoosluste häiringu kindlusele ja ka häiringu järgsele taastamisele, et ka seda, mis pärast häiringut saab, et kuidas me neid metsaalasid taastame. Siinkohal on olulised nii metsa tervisliku seisundi eest hoolitsemine, seire, siin Keskkonnaagentuur teeb väga tänuväärset tööd, et ennetus ja tõrje loomulikult. Õigeaegselt hooldatud ja uuendatud mets paneb paremini vastu äärmuslikele ilmastikunähtustele ja häiringutele. Nüüd põgusalt sellisest kontseptsioonist nagu kliimatark metsandus, inglise keeles climate smart forestry. Metsad ja metsasektor on olulised kliimamuutuste leevendajad ja läbi süsihappegaasi sidumise metsas ja puittoodetes ning materjalide ja energia asendamise kaudu, et siinkohal siis asendame puiduga fossiilset päritolu materjale näiteks. Kliimatark metsandus, sihipärane lähenemine või strateegia, mille eesmärk on suurendada metsadest ja metsasektorist saadavat kliimakasu viisil, mis loob sünergiat muude metsaga seotud vajadustega, olgu selleks elurikkus, millest on räägitud, et looduslik mitmekesisus on samamoodi vähenemas või on probleeme sellega, see, mida ka IPCC raport välja tõi, et arvestame erinevaid ökosüsteemi teenuseid. Põhineb siis 3 sambal: kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamine ja või kõrvaldamine kliimamuutuste leevendamiseks, metsamajanduse kohandamine vastupidavate metsade loomiseks, aktiivne metsade majandamine, mille eesmärk on jätkusuutlikult tõsta tootlikkust ja pakkuda kõiki metsade pakutavaid hüvesid. Ja selles osas soovitan eelmisel nädalal ERR Novaatoris Eesti Maaülikooli külalisprofessor audoktor John Stanturfi artiklit koos viidetega algallikatele, et kliimatark metsandus aitab säästvalt kliimamuutustega võidelda. Nii, ja 10 tagasi juba, aastal 2013, kolleeg Naburs oma üle-euroopaliste kolleegidega tõi välja, et Euroopa metsade süsiniku sidumise võime on langemas, et metsad on süsinikust küllastunud, vähenenud on metsade tagavara juurdekasv ja süsiniku sidumine. Intensiivsem maakasutus on vähendanud metsade pindala ja suurendanud süsiniku kadu metsades. Samuti on toodud välja looduslike häiringute sagenemine ja süsihappegaasi emissioonide suurenemine. Ja nad tõid ka välja mõned soovitused metsade süsiniku sidumise suurendamiseks, suurte süsiniku tagavaraga püsikindlate vanade metsade säilitamine, nõndanimetatud süsinikupank, häiringutundlike küpsete puistute raiumine, bioenergia tootmise eesmärgil majandatavates puistutes intensiivistada majandamist ja lühendada raieringi, jätkata metsastamist ja vähendada raadamist, metsakasvatuslike võtete optimeerimine ning metsatoorme ja puittoodete taaskasutamise stimuleerimine. Siia veel võiks lisada et pikaealised kestvustooted, näiteks ehitusmaterjalid ja puitmajad võiks olla see, mis on kliimamuutusi kõige rohkem leevendab, et puidu kaskaadkasutus alates sellest kuni siis edasi tulles kõrgema lisandväärtuse juurde, näiteks puidu keemiline väärindamine võiks olla tulevikus üks viise, kuidas puitu maksimaalselt väärindada. Põhjamaade ajalooline näide veel hiljaaegu ilmunud Soome kolleegi ja Skandinaavia kolleegide koostöös tõhus majandamine tagab metsade tootlikkuse, mis aitab leevendada kliimamuutusi läbi süsiniku tagavara suurendamise kasvavates metsades ja puittoodetes. Põhjamaades on metsade tootlikkuse taganud valikraie asendamine lageraiepõhise majandamisega ja teadliku metsa uuendamisega. Ja aastatel 1960 kuni 2017 tõusis Põhjamaades aastane metsade puidu juurdekasv ligi 70%, samas raiemaht 40%.
ja see oleks minu poolt kõik, et kui varem oli juttu sellisest aktiivsest metsade majandamisest, siis siin Karula rahvuspargis üks näide passiivsest metsade majandamisest, et siin on tegemist sihtkaitsevööndiga, kus metsade majandamist ei toimu. Et kõigepealt oli siin ürask ja siis tuli torn, nii et selline vaatepilt, aga minu poolt kõik ja suur tänu kuulamast. Suured tänud, väga põnev kuulamine oli ja tänu sellele heale kuulamisele on ka mõned küsimused tekkinud. Tõesti, kuna aeg sunnib takka, siis äkki on võimalik anda ka lühikesed vastused. Soovitakse teada saada, kuidas on kooreüraski seis meie naaberriikides või lähinaabrite juures? Lühike vastus on, et sarnase probleemid kummitavad täna ka Põhja-Euroopat, et Skandinaavia kolleegidel nii Soomes kui Rootsis on samamoodi kuuse-kooreüraskiga tõsised probleemid, et selles osas doktorant Kristjan Ait on nendega olnud ühenduses ja probleemid on sarnased, nii et kliimamuutused või põuad on ka sinna väga selgelt jõudnud. Ja viimane küsimus, kas kuuse asemel oleks tulevikus üks mõte asendada kuuseliik mõne teise puuliigiga, mida kasvatada, mis oleks meie kliimasse võib-olla siis sobilikum kliimamuutuseid silmas pidades? Ja selle küsimusega me tegeleme päris põhjalikult ja järjest rajame uusi katsealasid, kus ühelt poolt vaatame nii tänastele puuliikidele otsa, kui vaatame ka tuleviku suunas, et leida alternatiive, aga loomulikult kõigepealt peaksime need ära katsetame, kui me hakkame nüüd kõiki metsa viima, aga jah, selles suunas meil töö käib, et selle peale kindlasti tuleb mõelda, eriti selles kontekstis, et temperatuur tõuseb ja ka see, et meil suvel on perioode, mis on äärmiselt põuased, et meil tuleb leida siis selliseid kliimakindlaid puuliike, mis tuleviku kliimas vastu peaksid. Nii et lühikene vastus on, et jah, selle peale on mõeldud ja töö selles suunas käib. Suured tänud Marek Metslaid, Eesti Maaülikooli ja Metsanduse Inseneeria Instituudi direktorile. Aitäh selle sissevaate eest!